Themify on siis selline lahe keskkond, kus saab siis sellisel uuemal moel avastada, toimetada, koostada ja lõpuks ka avaldada oma teadmised veebis teatud teemal. See tähendab luua kas siis selline e-raamatuke või e-ajakiri. Ja et saada väikest ülevaadet sellest, siis on alati igas keskkonnas ka näiteid, et vaatame näiteks siin seda 10 romantilist filmi, klõpsame peale ja te saate ülevaate, missugune see e-ajakirjak või raamat siis välja näeb. Nii, ja lihtsalt tulebki lehitseda, on siin kirjeldus ja siin on siis toodud nagu igal leheküljel üks uus film, mida saab ka kohe seda treilerit vaadata ja selgitus siin kõrval. Nii, seda me lõpuni ei vaata, lähme tagasi. Nii nagu ikka tuleb siin keskkonnas registreeruda ja sisse logida. Kuna mina olen juba sisse loginud ja registreerunud, siis ma läheksin juba sellele leheküljele, siis mis on minu lehekülg. Ja kui ma tahan luua endale uut siis sellist e-ajakirja või raamatukest, siis ma klõpsan pluss new team. Nii. Ja ilmub siis selline kastike, kuhu ma siis kirjutan oma teema. Võtan selleks seekord näiteks Deutsch als Fremdsprache. Saksa keel võõrkeelena. Ja kirjeldusse panen, et siin on tegu siis Deutsch, on tegu siis saksa keel võõrkeelena. Nii, ja muidugi loo, create, klõpsame siia peale. Nii, ja see on selline tüüpiline töölaud, kus ma saan siis selle teema kohta leida igasugust materjali ja näiteks on mul juba ees Google, mis ongi siin aktiveerunud ja klõpsan peale ja näen siin tulbas igasuguseid materjale ja nüüd ma saan siis siit valida, mida ma tahan oma ajakirja lisada. Noh, kui ma näiteks tunnen huvi Deutsch als Fremdsprache portaali vastu, klõpsan siia peale ja see tundub mulle huvitav, jah, on mulle tuttav ka ja siis klõpsan siit lisada raamatusse. Nii, add to book. Nii, kindlasti on veel selliseid vahvaid lehekülgi, mida ma juba siin vasakul jälle näen. Võtan veel, kus saab siis õppida saksa keelt võõrkeelena virtuaalselt. Nii, see siia ilmub kohe. Ja nagu ma veendun ära, et see sobib, siis ma panen siit alt jälle klõps add to book. Nii, ja panen selle ka juurde. Nii, ja siin on vasakul veel näha, et kui ma tahan otsida midagi YouTube'ist, mingit filmi, siis täpselt samal teemal tuleb jälle siia materjal ja ma saan seda leida ja lisada siia oma ajakirja. Jälle, kui ma näen ära, et see sobib mulle, ma võin ka eelnevat tööd muidugi teha, et oleks väga mõttekas kogu töö. Nii, add to book. Nii, kui see kõik on tehtud, siis on siin võimalus selle kõige alumisel märgil klõpsates veel, nagu näete, linke lisada, oma märkmeid, juttu kirjutada ja ka fotosid lisada, kui olete endal vastava teema kohta siis üles laadinud fotod. Ja kõik on võimalik siis lisada add to book ja hiljem on võimalus veel siis siin seda sisu vaadata ja muuta ja tegelikult veel seda järjekorda panna, enne veel eelnevalt üle vaadata ja siis luua ja muidugi annab ta koodid, mille põhjal saab siis jagada või lingi, mida saata kolleegidele. See väga vahva keskkond, toredat tegutsemist siin oli Naimi Jõesalu.